Tere! Video 1-2 ja ettevõtluse erinevad vormid on siis täna teemaks. Nii, kui te võtate kõrvale oma õppematerjalid, siis ma seda teemat ei alusta traditsiooniliselt, nagu teised ettevõtluskoolitajad võib-olla, vaid räägin ettevõtja erinevatest stiilidest ja sellest tulenevad ka ettevõtete erinevatest stiilidest, mis tänapäeva turuolukorras on nagu reaalsed asjad. Et juriidiliselt me pärast räägime ka. Ja esimesena siis ongi mul link sinna Harald Lepiski blogisse, kus siis ta räägib väga vahvalt erinevatest ettevõtja stiilidest. Seal esimene ongi siseettevõtja, et see on see ettevõtja, kes lähtub oma elus ja loob selle ettevõtte oma igapäeva elust inspiratsiooni saades. Et näiteks väikeste lastega on jälle hea näide, et ma vaatasin Facebookis beebigrupis, siis seal oli näiteks kohe peale laste sündi hakkasid mingi grupp emasid koos ühiselt ettevõtet tegema. Sellepärast, et poiste lapsevanematena nad avastasid, et poistele pidulikke riideid nii palju ei ole kui tüdrukutele ja mis oleks pidulikud ja samas ka mugavad lapsele ja lapse nahale. Ja sellest tulenevalt tekkiski neil idee linasest luua riideid ja eelkõige poistele. Et see on täpselt siuke, et nende sees oli keegi siuke nagu juht ja liider oma olemuselt, kes siis võttis kampa ka mõned emad ja tänu sellele lõidki sellise nagu vingumise asemel lahenduse enda igapäevaellu. Ja nüüd ma vaatasin ka, et sealt samast beebigrupist on meil mingid väga ettevõtlikud emmed, siis sealt ka kasvaski välja korduv kasutajate mähkmete müük ja nende toomine välismaalt Eestisse ja siis jalanõud ka, mis oleks ergonoomiliselt jalasõbralikud ja samas ka keskkonnasäästlikud. Nii. Elustiili ettevõtlusest me juba eelmises loengus väga täpselt rääkisime. Et ma loodan, et midagi ei meelde ka. Siis ja seal ongi oluline see, et su eesmärk on mitte ajada kasumit taga, vaid teha seda, mida sa armastad. Ja väga suur erinevus on ka näiteks kuludes, et kui me vaatame elustiili ettevõtte kulusid, siis seal on see spekter natuke laiem ja raamatupidamises on ka väga palju erisusi sees. Et elustiili ettevõtte puhul on kuludes kindlasti koolitus- ja täiendõppekulusid väga palju, lähetuskulusid ja kodukontori kompenseerimist näiteks. Kui võtame võrdluseks startupi ettevõtte, mis tänapäeval on väga popp, siis sealne kulustruktuur on väga nagu kesine ja kulude eesmärk on võimalikult madalana hoida kulud. Sellepärast, et startupi eesmärk on eelkõige müüa see ettevõtte edasi kui juriidiline keha. Ja tänu sellele hoitakse ka kulud võimalikult madalad, et kasum paistaks võimalikult kõrge ja et investorite käest võimalikult palju raha kätte saada. Ja sellepärast on ka oluline siin, miks ma ettevõtlusvormide juures just nendest nüanssidest räägin, enda sees ära otsustada, millist ettevõtte stiili või vormi sina soovid. Et kui me võtame edukad ettevõtted Eestis, siis äriregistrist on väga hästi või üldse e-krediidi infost või kuskilt on väga hästi näha nende ettevõtete arv, palju neil ettevõtteid on, et enamasti on 15. Ja sealt kindlasti leiab ühe sellise ettevõtte, kus on elustiili ettevõte, et seal on tema nagu kirg ja hobiga, sealt kaudu ta tegeleb sellega, käib, reisib, möllab, mässab. Ja siis on paar startupi ja siis olenevalt, mis veel tema valdkond on. Investeerimisega tegelev ettevõtte juriidiline keha on ka kindlasti nüüd tänapäeval seal normiks. Ja miks see nii on? See ongi sellepärast, et võimalikult maksimaalselt hajutada
enda koormust ja ka selliseid kulusid, et olenevalt oma ettevõtte eesmärgist. Elustiili ettevõtluse eesmärk on elu nautimine mingil määral ja läbi selle ettevõtlusega tegelemine. Ja startupil on omad eesmärgid ja nii edasi. Need ei välista üksteist, aga see lihtsalt on mõistlik teha tulevikus eraldi juriidilised kehad. Nii et kui sul on praegu idee ja sa ei suuda otsustada, kas see on startup või siis elustiil, siis tee kõigepealt elustiili ettevõtte ära ja kui see startupi idee reaalselt toimib sul, siis tee uus startupi jaoks eraldi osaühing. Nii, järgmine ongi spetsialist ehk siis OÜ-tamise ajal oli nagu see kõige popim üldse. Ja praegu ka täpselt samamoodi vabakutselisi ja freelancereid on väga palju. Et minu jaoks siia alla lähevadki ka tänapäeva sihuke nagu turuolukord. Et kui me võtamegi tegelikult praegu on arengutendents selline, et sul ei ole mõistlik üldse enam endale töötajaid võtta. Loomulikult oleneb valdkonnast ja nii edasi, aga kui me võtamegi reaalselt, siis tavaliselt on töötaja on siin, juht on siin, nii. Ja vastutus on täpselt samamoodi. Juht on siin, töötaja siin. Ehk siis, mis on see, mis siis muutub ettevõttes? Juht rabab edasi, töötaja teeb ainult oma osa ja ei vastuta. Kui me aga võtame töötajate asemel endale koostööpartneri või tellime teenust sisse, siis see vastutus tuleb siia, see jõusuhe liigub siia, te olete võrdsed partnerid põhimõtteliselt. Tema vastutab oma osa eest ja sina vastutad selle kõige koordineerimise eest. Kui vanasti oli täiesti norm, et igal ettevõttel oli raamatupidaja palgal töötajana või siis koristaja oli palgal, siis tänapäeval kõik ostavad teenust sisse. Ja mis see aitab ka tegelikult selle teenuse sisse ostmisel, ta muudab ka teenuse sul odavamaks, kordades odavamaks, sest sa ei pea inimese pealt nii palju makse maksma. Ja sa ei pea talle 40 tundi nädalas või vastavalt töölepingule neid töötunde nii-öelda tööd pakkuma, sa ei pea puhkust maksma ja nii edasi, kõike nüansse. Ja reaalselt, mis teiselt poolt selle teenuse pakkujale annab, ongi see, et ta saab olla iseenda peremees. Ta saab teha tööd sellises mahus, nagu talle endale sobib. Ja ta saab ise hoolitseda, mis hüvesid ta kasutab, mida mitte. Et minu arvates siin ei ole nagu mingeid siukseid tabusid. Et sellepärast ongi minu arvates mõistlik neid spetsialiste ettevõtteid oma ärimudelisse sisse lülitada. Ehk siis erinevaid koostööpartnereid tuua oma ärimudelisse sisse. Nii, kui me vaatame edasi. Nii, siis edasi siin oli oportunist ehk projektijuht. Et need on need inimesed, kes on väga tugevad müügimehed. No väga tugevad. Ja nendel on nagu lokaator käib kogu aeg ringi. Nii, vaatame tuttavate seas. Üks viis, kust alati ideid saab, on see, et vaatad, mida su tuttavad, su sõbrad ja pere tarbib. Millised on nende tarbimisharjumused ja millest nad puudust tunnevad. Ja oportunistid on need, kes leiavad need nüansid ülesse ja hakkavad seda pakkuma. Näiteks e-sigaret. Mingi seaduse muudatus tuleb, kohe leitakse need variandid. Või siis vaadatakse Vene turult või mõnelt teiselt turult ringi Lätist ja tuuakse see Eesti tarbijale kätte. Et need on need oportunisti tüüpi. Et põhiväärtus on müügitöö. Et enam, et toode iseenesest ei ole nii oluline, vaid see müük on oluline. Ja võrkturundusega või soovitusturundusega tegelevates ettevõtetes on enamasti siis need oportunistid tegutsevad, sest et müük on nende jaoks sihuke loomuomane eluviis. Et nii on. Sotsiaalne ettevõtja on tegelikult minu silmis sihuke ettevõtlusvorm, mis järjest rohkem tegelikult ka kogukond liigub sinna. Et me tegelikult eeldame juba vaikimisi, et
kõik ettevõtted on sotsiaalsed ehk siis nad tegutsevad keskkonnasäästlikult ja vastutustundlikult. Et igas valdkonnas, et kui me mõtlemegi toitlustuse peale, järjest rohkem on räägitud sellest nagu ühekordsetest nõudest, nendest termokarpidest lõunasöögi jaoks ja nii edasi. Et iga ettevõte juba peab mõtlema sellele sotsiaalsele aspektile ja keskkonnas aspektile. Ja see muudab ta tegelikult jätkusuutlikumaks ja edukamaks. Ja sotsiaalne ettevõtlus on eraldi ka suund, mida Euroopa Liit oma projektiperioodil praegu väga soosib. Et Eestis on ka sotsiaalsete ettevõtjate võrgustik ja NAPS on põhieestvedaja. Ja sul on võimalik seal saada see märgis, et sa oled sotsiaalne ettevõtja ja kuulud andmebaasi ja nii edasi, et traditsiooniliselt sotsiaalne ettevõte tähendabki, et ta lahendab mingit probleemi. Ja tegelikult on ka olemas erinevaid inkubatsioone, et ergutada inimesi sotsiaalseid probleeme lahendama läbi ettevõtluse. Näiteks siis üks programm on Nula ehk siis seda koordineeribki kodanikuühiskonna sihtkapital ja iga aasta on sul võimalus esitada sinna oma idee ja kui see idee osutub, see aasta oli siis 15 hulka, ma esitasin oma idee, nii et tean, et 15 hulka siis sa pääsesid pitchima on siis nagu oma ideed tutvustama suhteliselt lühikese aja jooksul. 3 minutit on sul aega oma ideed tutvustada. Peale seda siis inimesed, kes siis hindavad su ideed, küsivad paar küsimust. Ja 15 seas 10 hulka mina kahjuks ei saanud. Et olin vist esimene, kes välja jäi, kuna nad ütlesid, sipelgad jooksevad igal pool, ütlesid, et konkurents on tihe. Siis 10 lähevad inkubatsiooni ehk siis koolitusprogrammi. Et seal programmis sul on võimalik nagu arendada oma ärimudelit edasi sotsiaalselt probleemi lahendamiseks. Väga palju oli hariduse teemalisi, et see näitab ka, mis murekohad on tegelikult ühiskonnas praegu. Et haridus on üks teema ja keskkond on järgmine teema. Nii. Ja lõpptulemusena sul on siis võimalik 3 parimal rahaline preemia saada, et sarnaselt ajujahisüsteemile, et oma ettevõtte tegelikult käima lükata. Nii, sotsiaalne ettevõte on siis selline toetatud formaat, ja mis võimaldab tegelikult muuta meie elukeskkonda veel paremaks siin maa peal tervikuna. Järgmine on siis, millega väga paljud startup-indused tegelevad, ongi innovaator. Ehk siis siuke, et Taxify, Click and Grow, kõik siuksed nagu hüppelised, Facebook täpselt samamoodi võiks öelda, hüppelised muudatused, mis muudavad mingit asja kardinaalselt teiseks, muudavad meie mõttemaailma, et Facebooki algmõte oli ju tegelikult ülikooli tudengitele pakkuda võimalust omavahel suhelda ja leida see ühine suhtlemisviis ja see kasvas võt milleks. Ja kindlasti nad tol hetkel ei mõelnud seda niimoodi, aga praegu on ta selliseks omaette maailmaks tegelikult kasvanud, mis mõjutab meie ettevõtlust ja meid inimesi väga palju. Ja mõneti ka kontrollib meid väga palju, oleneb inimesest. Et need on need innovaatorid, et sul tuleb mingi klikk, see idee võib tulla nagu, kuidas ma ütlen, täiesti siukses arusaadamatul kujul sinu pähe ja sa tunned, et sa pead selle ellu viima selleks, et elus, igapäevaelus meie maa peal muutuks midagi täiesti kardinaalselt. Ja startup on tihti see valdkond, kuhu nad hakkavad nagu alustavad tegutsemist. Et need innovaatorid, et kuna tänapäeval on üks oluline osa IT-lahendus seal juures, et siis nii on. Tööstur ehk siis tema ongi nagu siuke suurem, toodab midagi, ekspordib midagi ja viimane on väga oluline on investor.
et see on tegelikult tänapäeval ka üks nagu ettevõtte vormidest, et enamasti ikkagi igal ettevõtjal on olemas oma investeerimisettevõte, kuhu ta siis paigutab oma vaba raha, et see siis panna tulevikus pensionieas enda jaoks raha teenima. Et see on ka sihuke trend, millega järjest rohkem ma näen noori alustab. Et mul oligi nüüd 2 osalejat olid, kes olidki loonud oma ettevõtte selleks, et investeerida. Et kõik, mis koolitustulu nad müüsid, seda saab ainult teenuse puhul teha. Kõik tulu, mis nad müüsid, nad kohe investeerisid ühisrahastusse või siis aktsiatesse. Selle ettevõttel ei olnudki kulusid, vaid olid siis investeeringud. Ja järjest rohkem ma näen ka raamatupidamisklientide puhul seda strateegiat. Ma ise ka teen nii, et tegelikult vaba raha, mis sa näed, et sul ei ole lähima aasta jooksul vaja või 2 aasta jooksul, sa investeerid kuskile endale sobivasse varaklassi. Nii. Ja kui me lähme tagasi minu konspekti juurde, siis lisaks juba märgitud elustiili startup ja sotsiaalsele on ka loomemajandus ettevõte. Sihuke põnev trend, mis on täpselt samamoodi Euroopa Liidu tasandil väga toetatud. Et loov Eesti on see keskkond, kus siis saad kõike infot. Ja see on just, loomemajandus on siis see ettevõtluse osa, mis seob loovuse konkreetse ettevõtluse või tööstusega või teadustööga, et seal tehakse huvitavaid siukseid omavahel nagu seoseid. Et tänapäeval me enam ei räägi käsitööst, me räägimegi loomemajandusest, sellepärast, et kui sa suudad selle käsitöö ka tegelemise viia mingi teise valdkonnaga kokku ja luua sellise võimsa kombo, mis töötab ja toimib ärimudelina, siis see ongi loomemajandus. Filmindus, kunst, arhitektuur, kõik need ja siduda näiteks tööstusega, tehnoloogia areng, kanga tööstus on väga palju muutunud tänu tehnoloogia arengule ja teadustööle näiteks. Tervest rohkem toodetakse uusi lahendusi välja. Ja disain kuulub ka sinna asja juurde. Et see on see suund, kui sul on nagu üks mõte, midagi loovuse poolt teha, siis mine vaata seda loov Eesti keskkonda. Seal on ka koolitusi ja infot, et mis see endast kujutab ja mis võimalused sul on teha erinevate osapooltega koostööd. Siis jagamismajandus on ka vahva uus mõiste. Et selle puhtal kujul näitaja ongi siis Taxify või nüüd Bolt on ju. Ja näiteks ka see, mis nüüd tehti Eestis, oli see jaga.ee Y-ga. Et sihuke elektroonne e-platvormil põhinev kirbuturg. Et seal on mingi ressurss, mida sul on üle, kas aeg või siis auto või siis riided. Ja sa tahaksid seda jagada teistele inimestele, kellel on seda vaja. Et toimub siukse nagu ressursi jagamise põhimõttel, see jagamismajandus. Ja sa saadki jagada kõike, et mida sul on üle ja teistel puudu. Ja järjest rohkem tekib maailmas selliseid nagu jagamisplatvorme või keskkondi, kus sa saad neid viiakse erinevad osapooled kokku. Et Facebooki need kuulutajagrupid on täpselt sellised jagamismajanduse nagu näitajad tegelikult. Et luuakse selline keskkond. Ja täpselt samamoodi Tartu Teaduspark praegu tegelebki inkubatsiooni pakub selles valdkonnas, et kui sul on jagamismajandamise idee, et siis sa saad kandideerida sinna inkubatsiooni ja siis sind toetatakse ja aidatakse, et sa jõuaks sinna eduka pitchimiseni, mis võimaldab sul siis seda ideed investoritele maha müüa. Et kuna edukaid näiteid on, Bolt on ju täpselt see edukas näide ja erinevaid on. Et jagamismajandus on tõesti see suund või märksõna ka, millega võiks nagu mõtiskleda, et äkki
kasutada mingit ressurssi, mida sul on palju ja äkki on veel sinu ümber inimesi, kellel on seda palju ja jagada seda teistega. Nii, kui me nüüd liigume traditsioonilise poole peale, siis enne kui me lähme erinevate äriseadustikus ära määratletud ettevõtlusvormideni, siis ma räägin ettevõtete liigitusest suuruse järgi. Siin on oluline vahe on sees, et me räägime tihti väikeettevõtetest, aga tegelikult me oleme mikroettevõtjad. Need ühe mehe firmad või ühe naise firmad on mikroettevõtjad ja ettevõtted. Et seal ongi siis enamasti üks osanik, kes on ka juhatuses. Antud juhul ma arvan, et kõik, kes siin äriplaani kirjutavad, on mikroettevõtjad, sellepärast et Töötukassa toetab enamasti neid äriplaane, kus on seesama töötuna arvel olev inimene, nii ettevõtte omanik kui ka ainuke juhatuse liige. Sest nii on riskid maandatud. Ja siis ongi mikroettevõtte puhul ongi see, et see varade määr on olemas, kohustuste määr on olemas ja üks osanik on, kes on ka juhatuse liige ja müügitulu määr on määratletud. Tihti, kui sul on tavaliselt on näiteks 2 osanikku, mees ja naine otsustavad ühise perefirma teha, siis sa muutud automaatselt väikeettevõtjaks, kus müügitulud ja varad on kõvasti suuremad, aga kuna sul on 2 osanikku, siis automaatselt oledki väikeettevõtja. Ja siis tulevad keskmise suurusega ettevõtja ja suur ettevõtja. Miks see liigitus on üldse oluline? See tuleb mängu siis, kui sul on majandusaasta aruande esitamine. Sellepärast, et mikroettevõtjal on täiesti nii lihtsustatud see majandusaasta aruanne, et see on lihtsalt nagu lust teha, ütleme nii. Et kui sa oled mikroettevõtja ja ainuosanik, siis mikroettevõtja majandusaasta aruanne on nagu väga lihtne. Kui sul on 2 osanikku, siis sa teed väikeettevõtja oma, mis on natukene keerulisem, põhjalikum. Ja siis edasi on keskmise suurusega ja suurettevõtja. Ehk see liigitus tulebki ainult mängu seal. Ja statistilises mõistes loomulikult Statistikaameti jaoks on oluline, mis gruppi sa kuulud. Aga sisuliselt sinu jaoks tegelikult ei oma tähtsust, ainult siis, kui sa hakkad majandusaasta aruannet tegema kord aastas. Et nii on. Järgmiseks ma räägin siis nendest traditsioonilistest ettevõtlusvormidest. Ja ilus uhke tabel on ka. Mõtlen, kas mul on, allikas on ka eesti.ee-s on. Eesti.ee-s on tegelikult väga palju ettevõtlusega ja alustamisega seotud materjale. Nagu ka EAS-is ja igal pool, neid on tohutult internetis kättesaadavad. Et Eesti.ee-st on võetud see tabel, et mis on erisused erinevate ettevõtlusvormide puhul. Et kõige popim ongi siis osaühing. Pärast ma räägin natukene FIE-st ja osaühingu erinevusest, mida nagu enamasti ikka alati räägitakse. Aga siin on näha, et osaühingu puhul on siis osakapital, miinimum osakapital 2500 ja viimases 1.4 plokis ma räägin, kuidas seda asutada ilma, et sul oleks see 2500 olemas, sest et see tegelikult seadus võimaldabki sul luua ettevõtte põhimõtteliselt kohe, paari tunniga, äärmisel juhul 1 tööpäev, aga üldiselt paari tunniga on sul ettevõtte OÜ loodud 190 € eest. Et, ja mitte midagi muud sul lisaks ei ole vaja. Ja siis sa võid juba tegutsema hakata ettevõtjana. Ja osaühingu puhul siis on see 2500 asutajaid peab olema siis vähemalt 1. Ja siis ta enamasti on ainuosanik. Osaniku ja juhatuse mõistetes me räägime 1-3 loengus, nii et jõuame sinna ka. Ja varaline vastutus tegelikult on selle osaniku osa ulatuses, ehk siis enamasti 2500 ulatuses. Kui see inimene maksab see 2500 kunagi 3 aasta jooksul sinna ettevõttesse ära,
siis see raha, kui ettevõttel läheb kehvasti, siis selle raha ta kaotabki, see inimene, investor või ainuosanik. Ja rohkem ta ei kaota. Ta on enda valik, siis tal on võimalik tegelikult algatada pankrotti ja kõik nii-öelda pankrotti ettevõtte lasta. Aga reaalsus on see, et minu arvates, ma võin natuke eksida, aga mul on juhtumeid olnud, et kuidas maksuameti võlad tegelikult tõmmatakse inimese isikliku peale. Ehk siis tark oleks maksuametile enne oma võlad ära maksta ja siis võtta teised võlausaldajad ette, kui ettevõttel läheb kehvasti. Aga tegelikult on see, et mida ma õppisin oma loost sellest pankroti teemast. Ainuke asi, mida ma oleks võinud muuta, ma oleks võinud varem teha selle otsuse enda sees, et ma lõpetan selle asja ära. Et võlad tekkisid sellest, et ma ei lubanud endal astuda välja sellest ettevõttest ja ma punnitasin tühja asja edasi. Ja tänu sellele tekkisid kulud, ilma et mul oleks tulud tulnud. Et tihti ongi kõige targem kuulata seal nagu juures su ümbritsevaid inimesi, kes näevad ja tajuvad selle õige hetke ära, ütlevad, nii, nüüd on sul õige aeg, kuule, lõpeta see asi ära, pane pillid kotti, hakka uue ettevõttega pihta. Et see ettevõte ei toimi. Aga loomulikult see on keeruline, sellepärast, et sa nagu oled selle nimel pingutanud ja nii edasi ja nii edasi, et see on nagu keeruline ära lõpetada. Aga oluline ongi siin, et need võlad ei teki siis, kui sa teed selle otsuse enda jaoks õigel ajal ära. Ja sa vastutad ikkagi selle 2500 ulatuses. Ja juhtimisorganiks on osaühingul siis juhatus. Ja FIE ehk siis füüsilisest isikust ettevõtja. Tal ei ole algkapitali mitte midagi ja riigilõiv on ka väiksem selle asutamisel. Aga seal on väga suur erinevus vastutuses ehk siis sa vastutad kogu oma varaga. Ja ka raamatupidamises on väga suur erinevus sees, et seal on nagu see kulude-tulude jaotus teistmoodi kui osaühingu puhul. Siis on aktsiaselts, kus lihtsalt põhimõtteliselt osanike asemel on aktsionärid ja see osakapital või aktsiakapital mõistena on lihtsalt suurem. Ja sa saad muuta, kui sa alustad osaühinguna, sa saad muuta ümber struktureerida aktsiaseltsiks, kui su ettevõte läheb nii suureks. Siis on täisühing ja usaldusühing. Siin on tavaliselt vaja kahte asutajat, sarnaselt mittetulundusühingule. Siin ka ei ole sissemakset, et kui te vaatate tegelikult ettevõtteid, kes tegelevad ettevõtete müümisega, et kui sa hakkad nagu ettevõtet asutama, siis sa tahes-tahtmata vaatad, et mis teema on ja müüakse. Nüüd viimane juhtum oligi, et kui riigilõiv on 190 €, siis valmis ettevõtte müüakse 290 € sulle. Siis ma ütlesin, et kulla mees, tule minu juurde. Ma nõustan sind tund aega. Annan sulle muud juhised ka veel peale kauba, mis sammud teha peale seda, kui sul on ettevõtte registreeritud. Teeme selle toimingu internetis 10 minutiga ära, mis tänapäeval võtab see 10 minutit aega ja päeva lõpuks on sul ettevõtte olemas. Et mina ei soovita osta. Ja tihti, mis nad ostad, on usaldusühing. Just sellepärast, et selle nagu toimingud on odavamad ja siin ei ole seda algkapitali. Siis kui sa ostad selle, siis muudetakse see O1 ümber. Ja tegelikult äriregistrisse jääb sul ka märge, et sa oled ostnud selle usaldusühinguna ja see nimi on ärinimi on muudetud O1. Ja tegelikult on aru saada, et sa oled ostnud selle. Mis iseenesest võib-olla ei ole nii halb, aga tänapäeval on nii lihtsaks see asutamine tehtud ja viimases blokis ma samm-sammult seletan teile ära. Et see ei ole tuumateadus tegelikult. Nii, tulundusühistu tehakse järjest vähem. Ja see on niimoodi, et
kõik otsused, mu vanaisal on tulundusühingu, tähendab, ta on tegelikult ikka siiamaani liige, et kõik, kes on liikmed, need on nagu ka omanikud. Kõik otsused tehakse nagu ühiselt ja rahad ka makstakse nagu üldkoosoleku otsustega kõikidele liikmetele määratud summas, mis nad on nagu tööpanusega välja. Seepärast, et see tulundusühistuid tehaksegi põllumajandussektoris ja tekkis siis, kui Eesti iseseisvumine oli, et siis see oli nagu tulundusühistu ehk siis ka taimekasvatusühistu, jah, ta põhimõtteliselt on tulundusühistu. Sarnane põhimõte. Nii, et ülevaatlikult nendest vormidest siis eraldi käsitleks siis FIE-t ja osaühingut. Täpselt samamoodi on tohutult erinevaid internetis materjale, mis on FIE ja OÜ plussid ja miinused. Siin on lihtsalt üks valik. Kuidas ma ütlen? Ma ei ole FIE fänn, sellepärast ma ei soovitaks ka seda teha. Ma saan aru, et varasemalt oli see nagu parem, sellepärast, et inimestel ei olnud seda OÜ asutamise puhul seda 2500 kuskilt võtta. Aga peale seda, kui OÜ asutamine muutus kapitali sissemakseta võimalikuks, ma ei näe põhjust, miks FIE teha. Ma saan aru, et käsitööliste või siis vabakutseliste puhul soovitatakse, taksojuhid on enamasti ka kõik FIE-d, on ju. Aga ma ei tea, kas see on nagu mõistlik finantsilises mõistes. Et tegelikult ka OÜ raamatupidamine on palju nagu ülevaatlikum ja lihtsam kui FIE-d oma. Ja neid plusse nagu otseselt ei ole nii palju. Aruandekohustus sul on ikka, käibemaksu arvestamine on ka, sotsmaksu pead ka maksa, et maksude poole pealt ma ei näe ka seda erisust. Ehk siis mina tahes-tahtmata soovitan osaühingut, julmalt kohe niimoodi. Ma saan aru, et ma peaks koolitajana natukene nagu soosima FIE-t ka, aga samas ma ei näe, et seal oleks mingit eriti raamatupidamise poole pealt ja tegutsemise poole pealt mingeid nii suuri plusse, et ma peaks seda soovitama. Et tänapäeval on OÜ tegutsemine väga okei. Uus mõiste aastast 2018 algus äkki või? Jah, kuskil seal oli. Ettevõtluskonto on võimalus, mis loodi seaduses. Reaalsus oli see, et ükski pank ei olnud valmis seda nagu seadust järgima. Ainult nüüdseks on LHV-s ettevõtluskonto. Mis see tähendab seda, et sa ei pea ühtegi juriidilist keha looma. Sa lood lihtsalt pangas ettevõtluskonto, arvelduskonto numbri. Ja sinna liigub siis sinu ettevõtlusega seotud raha. Tulud ja siis kulud vist mitte nii väga. Aga ja enamasti see sobibki siis, kui su kliendid või see suund, kus sa ettevõtlusega tegeled, on eraisikud. Et sa soovid teiste eraisikutega teha tehinguid, müüa midagi, vahendada midagi, osutada teenust, korstnapühkijad, koristajad ja nii edasi. Et see nagu seaduse muudatus tehti selleks, et inimestel oleks veelgi lihtsam alustada ettevõtlusega ja et kui nad lapsehoidjad oli põhiline põhjus näiteks. Et kui sa tegeled lapse hoidmisega, siis et sul eraisikuna ei oleks süümekaid, et sa petad riiki, siis loodi ettevõtluskonto, mis võimaldab sul seaduslikult ja lihtsalt lapse hoidmisega tegeleda oma igapäeva elu kõrvalt. Aga samas sa ei soovi olla ettevõtja. Et see võimalus on olemas, LHV-st on võimalik seda teha. Ta käib lihtsalt niimoodi, et võetakse kohe 20% sealt tuludest maha maksude najal. Sul on isegi võimalik sealt kaudu haigekassa saada, kui sul mingid maksed on piisavalt suured. Ja samas ilma ettevõtluskontota on sul võimalik eraisikuna oma tulusid tuludeklaratsioonis ka deklareerida.
ettevõtlustuludena. Ehk siis seda sama lapse hoidmistasu sa saad ka teoreetiliselt tuludeklaratsioonis või üüritulu deklareerida kui oma ettevõtlustulu. Et siin on jälle see, et seadus on küll muudatud, LHV tuli vastu, tegi ära selle lahenduse, tehnilise lahenduse, teised pangad ei ole sellega viitsinud tegeleda. Ja ma ei tea reaalselt, kas see nagu muutis midagi Eesti ettevõtluskliimas või mitte. Et võib-olla on vaja aega anda, aga põhimõtteliselt ka selle ettevõtluskontoga sul ei ole võimalik erinevaid toetusi küsida ja nii edasi. Ja et töötukassa seisukohast, ettevõtluskooli toetuse seisukohast on osaühing kõige mõistlikum valik. Nüüd ma räägin ka endale hingelähedasel teemal on mittetulundusühing ja siin on ka teil link ühest, mis ma leidsin, ühest blogipostitusest. Ma vaatasin, vot need on minu mõtted ka. Et mittetulundusühingu müüt. Et väga palju ma olen pidanud tegelema, seepärast et minu nagu kirg on mittetulundusühingud ja sellega ma ka selle nišile keskendudes ma usun, et ma sain ka töötukassast raha äriplaani jaoks, seepärast et mul oli konkreetne nišš olemas ja mul oli kogemus selles valdkonnas. Sest mittetulundusühingud raamatupidajate jaoks on vahepeal siuke tume maa. Et nad arvavad, mõned raamatupidajad võtavad mittetulundusühinguid, kuna nad arvavad, et need on sarnased osaühingule, aga tegelikult mitte. Need on palju keerulisemad, nende majandusaasta aruanne on ka keerulisem. Aga mittetulundusühingu vorm, ettevõtlusvorm on väga paindlik. Ja mulle hullult meeldib mittetulundusühingu ehk siis kolmandas sektoris tegutsemine. Et põhimüüt, mis arvatakse, et mittetulundusühing on siuke nagu hea tegevus, vabatahtlik tegevus, et ei, kasumit ma ei tohi teenida, appikene. Ainuke asi, mida sa ei saa teha, sa ei saa maksta endale dividende. Kõik muu on sul lubatud. Sa ei saa lihtsalt maksta endale dividende. Pärast räägin, mis see dividendi mõiste on. Aga kõik muu on sul lubatud. Et sul on mittetulundusühingus on jälle kõige kõrgem otsustusorgan on siis liikmed. Tavaliselt tehakse, et mittetulundusühing on vabatahtlik ühendus, mis lahendab kogukonnas mingit probleemi, sarnaselt sotsiaalsele ettevõtlusele on ju. Ja ideaalis, millega mul raamatupidamiskliendid ka väga agaralt tegutsevad, ongi nii, et neil on, ja mu enda nagu mittetulundusühing oli täpselt samamoodi. Ideaalis on neil sihtfinantseeringud ehk siis projektirahad. Nad taotlevad neid, neil on mingid tegevustoetused linnaga või omavalitsuse või ministeeriumiga lepingud olemas. Sealt tuleb tegelikult väga palju nagu siukest pikaajalisi lepinguid, mida sina ettevõtjana unistad. Et kui ettevõtjana sa tegutsed, on ju, siis, ja kui su turg on eraisik, siis tihti on see, et üks kuu sa arvad, et sa müüd nii palju, järgmine kuu sa müüd nii palju. Sa kunagi ei tea oma järgnevat kuud ette. Ka mittetulundusühingus tänu nendele toetuste lepingutele. Sul on kogu aeg nagu pikemalt teada, enamasti ongi juba nüüd aasta pikad projektid, et iga kuu sul mingi raha tiksub peale, kui sa teed oma projekti tegevusi. See on põhimõtteliselt teenus, mida sa osutad ministeeriumile või omavalitsusele. Ja teisalt sa võid ka neid teenuseid müüa ettevõtetele ja eraisikutele. Ja see ei ole välistatud ja riigihanked on ka täpselt samamoodi mittetulundusühingus ettevõtlustulu. Ja mitte kuskil pole määratletud, kui palju mittetulundusühingu tuludest võib moodustada ettevõtlus ja kui palju sihtfinantseering ehk siis erinevad projektirahad. Et need ilusti toetavad üksteist. Selleks, et ettevõtlustulu saada, seda teenust paremini pakkuda, sa võid kirjutada projekti, et seda teenust arendada ja tulevikus müüa turu peal. Et mina ei näe, et mittetulundusühingul oleks mingi, ta on ühiskonnas ja üldse nagu väga palju tehtud maha, et hoidke sellest eemale, et see ei ole ettevõtlus. Tegelikult minu silmis on see veel parem ettevõtlus, kuna sa ei tegutse ainult kasumi eesmärgil, vaid sa
tegutsed ka ühiskonna tellimusel, mis on nagu väga hea tellimus ju. Omavalitsus, ministeerium, kõik need kliendid, meie puhul olidki noored, nemad on meie teenuste tellijad, me osutasime täpselt samamoodi teenust nagu iga ettevõte. Ja täpselt samamoodi saad käibemaksukohuslane olla ja ainuke erinevus ongi see, et sa ei saa dividendina välja võtta, sa maksad palka. Aga palka ei ole keelatud sulle maksta endale. Et tihti, kui on valdkond selline nagu natukene sotsiaalsem, siis mina soovitangi OÜ kõrvale teha ka mittetulundusühingu. Ja mul on väga palju kliente, kellel ongi üks MTÜ ja üks OÜ. Just sellepärast, et neil on nagu enda jaoks selgeks tehtud, mis asjad lähevad MTÜ alt ja mis tegevus on OÜ alt. Et see mittetulundusühing võimaldabki sul vahepeal siis vaadata, et siin tuleb mingi projekti rahastus, põnev oleks sealt taotleda seda. OÜ-d võivad ka raha taotleda. No töötukas annab ju. Aga mõnedes rahastajate puhul on määratletud, et see taotleja peab olema mittetulundusühing. Et lihtsalt mõtteaine teile. Et natukenegi vaadatagi laiemalt seda ettevõtlusvormi kui mõistet. Ja ma loodan, et ma tänase koolituse loengu pakkusin seda infot, et ettevõtlusvorm ei ole ainult traditsiooniliselt mikro, väike, keskmine ja suur ettevõtja ega ka osaühing, FIE ja aktsiaselts ja nii edasi, vaid seal on veel rohkem värve. Ja mõtelge enda jaoks ka läbi, mis stiili ettevõtet teie soovite. Kas elustiil, startup, mis seal Haraldi loengus oli välja toodud, jagamismajandus on märksõna, sest need märksõnad tegelikult võimaldavad teil teha taustauuringut ja mõista, mis toimub turul. Sest turg ju kogu aeg muutub ja me ei saa eeldada, et need teadmised majandusest või ettevõtluse vormidest, mis on seadustes kirjas, toimiksid. Reaalne elu on kogu aeg muutumises ja need jagamismajandus, loomemajandus, ettevõte, need on need märksõnad, mis praegu on nii-öelda kuumad. Et otsige nende märksõnadega ja mängige enda jaoks, et mis on teie jaoks see, mis kõnetab. Et minul on osaühing, mul on mittetulundusühing, mul on olnud erinevaid osaühinguid korraga, et praegu mul on ainult üks, mis siis tegutseb ka osaliselt natukene investeeringutega, et on aktsiaid, nii Balti kui ka siis Facebooki aktsiad on ka mul olemas praegu, muidu mul on indeksaktsiad, et sealt alt lihtsalt. Ja mittetulundusühingut ma hoian, mul on niisuguse hea nimega, et me saame valdkonda teha, muuta, et nimi ei piira meid ja kui mul vahepeal tuleb mingi mõte teha midagi projektipõhiselt, siis ma vaatan ja otsin, et kuidas mul oleks mõistlik tegutseda, kas ma kirjutan selle projekti mittetulundusühingu alt, mis on mõistlikum. Ja see ei tähenda, et ma sealt mittetulundusühingu alt erinevaid teenuseid ei osutaks, koolitusi ei teeks. Et see on kõik lubatud. Nii et mängige erinevaid versioone enda jaoks läbi. Ja soovitan siis osaühingut. Ja muideks huvitav fakt veel siia lõppu. Et ettevõtlustoetust ei saa taotleda inimene, kes on olnud FIE lühema kui 6 kuu jooksul enne seda taotlemist. Mul on üks neiu, kes siis tegi ennast FIE-ks. Ta oli 2 nädalat FIE, sellepärast, et ta tahtis oma asja müüa ja mõtles, et ta tahab ametlikult teha ja tegi FIE. Ja siis ta otsustas, et ta ikka võtab ennast töötuna arvele ja teeb ettevõtluskoolituse läbi ja kustutas selle FIE ära. Ja nüüd ta peab ootama 6 kuud, enne kui ta selle toetuse taotluse sisse annab, kuna selle 2 nädala pärast, mis ta oli FIE. Et see on nagu huvitav nüanss jälle, et olge tähelepanelikud igasugustel programmi dokumentides, et mis on need piirangud.
mis loovad seda. Nii et ma arvan, et teie keegi ei ole andnud FIE siin lähima 6 kuu jooksul. On ju? Nii et kui on, siis teate, et peate 6 kuud veel ootama. Aga kohtume juba järgmises loengus ja palun andke kindlalt tagasisidet, mis on see uus asi, mida sa õppisid tänasest loengust ja mis kuupäeva sa vaatasid seda. Sest see on oluline info sulle endal, et sa järje peal püsiks ja teisalt, et minulgi, et ma tahan teada, mis uut väärtust ma teile pakkusin täna. Nii, tšau!